Tere hea vaataja või kuulaja. Tore on olla koos sinuga jälle siin ja palvetame üheskoos. Kallis taevane Isa, täname sind jälle võimaluse eest lugeda sinu sõna, mõtiskleda selle üle. Juhata sina meid oma püha vaimuga ja aita, et meie südamed ja mõtted oleksid sulle avatud. Palume seda Jeesuse nimel, aamen. Ma olen täna valinud kirjakohaks salmide või laulude raamatu 78. laulu. Ja olen valinud salmid keset seda laulu. Ehk siis loeme täna üheskoos salmid 17-33. Salm 78, salmid 17-33. Siiski nad tegid ikka edasi pattu tema ees, tõrkudes kuivas kõrbes kõige kõrgema vastu. Nad kiusasid Jumalat oma südames, nõudes toitu oma himu järgi ja nad rääkisid Jumala vastu öeldes, kas Jumal suudab katta lauaga kõrbes? Ennäe, ta lõi küll kaljut ja veed jooksid ja ojad voolasid. Kas tema võib anda ka leiba? Kas ta võib valmistada liha oma rahvale? Sellepärast, kui issand seda kuulis, siis ta raevutses. Tuli süttis Jaakobis ja viha tõusis Iisraeli vastu, sest et nad ei uskunud Jumalasse ega lootnud tema pääste peale. Siis ta andis käsu pilvedele ülal ja avas taeva uksed ning laskis sadada nende peale mannat toiduks. Ta andis neile taeva vilja. Inimene sai inglite leiba. Ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai. Ta tõstis taeva alla idatuule ja ajas üles oma vägevusega lõunatuule. Ja ta laskis nende peale sadada liha nagu põrmu ja tiivulisi linde nagu mereliiva ning pillutas need nende leeri keskele, ümber nende majade. Siis nad sõid ja nende kõhud said kõvasti täis. Nii ta saatis neile, mida nad himustasid. Aga veel ei võõrdunud nad oma himust ja nende söök oli alles nende suus, kui Jumala viha juba tõusis nende vastu ja tappis tugevamad nende seast ning surus põlvili Iisraeli noored mehed. Kõigest sellest hoolimata tegid nad ikka pattu ega uskunud tema imedesse. Siis ta lõpetas nende päevad tuulepuhangus ja nende aastad äkilises hukkumises. See salm on tegelikult päris pikk ja võib-olla kui sind see puudutas need salmid, siis sa võid lugeda ise enne seda ja pärast seda ka veel, mis need tekstid ütlevad. Kellest see tekst rääkis? Need, kes Jumala sõna tunnevad, ma usun, need tundsid ära, märkasid sellest tekstist tuttavaid lõike, mis on kirjas Moosese raamatutes. See tekst rääkis Jumala rahvast ehk Jumala silmaterast, Iisraeli rahvast, kelle Jumal oma vägeva käega Egiptusest välja tõi. Egiptuse orjusest päästis. Ja kui lugeda seda lugu, mida Jumal tegi siis oma rahva välja toomiseks Egiptusest, siis me näeme, et Jumal tegi ühe ime teise otsa. No mõned näited, et Jumal muutis Niiluse vee vereks. Ma tegelikult ei kujuta täpselt seda ette, sest Niiluse jõgi on ikka väga suur jõgi ja kas oli mingi osa sellel ajal või kogu see jõgi, et see on tohutu suur vesi, mis seal voolab. Siis ta tegi näiteks selle, et Niilusest tulid tohutult hulgalt konni, mis siis segasid inimeste elu ja hävitasid, mis oli nende teel. Või siis tulid sääskede parmude massid, võiks öelda. Või katk või mädapaised ja lõpuks isegi surm. Ja pärast kõike seda, kui Jumal siis oli oma rahva Egiptusest kaasa saanud ja välja viinud sealt, jõudis rahvas mere äärde. Neil ei olnud kuhugi enam minna, neid hakkas taga ajama Egiptuse sõjavägi ja ees oli vesi. Nad mõtlesid, et seal nad hukkuvad. Aga ei.
Jumal lõhestas vee nii, et meri läks kaheks, rahvas läks kuiva jalaga läbi ja kui jõudsid Egiptuse sõdalased sinna samma, hakkasid ka sealt läbi minema, siis vesi tuli tagasi ja nad hukkusid seal. Ja kui sa tahad rohkem selle loo kohta lugeda, siis võtta lahti 2. Moosese raamatu 14. peatükk ja loe sealt edasi. Ja sealt edasi läheb see lugu nii, et nii nagu need tänased salmid rääkisid. Ehk siis Iisraeli rahvas sai Egiptusest välja ja hakkasid rändama kõrbes. Kõrbes polnud süüa, kõrbes polnud juua. Ja võiks öelda, et selle asemel, et rahvas võib-olla ilusti võiks Jumalalt küsida, anna meile süüa, anna meile juua, me näeme, et tegelikult rahvas hakkas nagu nurisema. Ja loetud salmid ütlevad, et rahvas kiusas Jumalat. Nad rääkisid Jumala vastu, panid teda proovile. Näiteks selline lause, kui sa panid tähele, ei tea, kas Jumal on nii vägev ja suudab meile laua katta siin kõrbes. On teada seikasid, kus Jumal andis neile juua kaljust. Lihtsalt keset kaljut hakkas tulema vett. Ja nüüd rahvas küsib, et kas Jumal võib anda meile ka süüa, kas ta suudab katta meile laua kõrbes. Kas ta on võimeline andma meile leiba või veel parem, äkki saaks ka liha. Kas sina oled kunagi Jumalat niimoodi kiusanud, mõeldes, et huvitav, kas Jumal saab sellega hakkama? Aga me näeme, et see Jumalas kahtlemise jutt, see ajas Jumal raevu. Nad ei uskunud Jumalasse ega arvanud, et Jumal võib neid üldse päästa. Ja vaadake, see oli patt Jumala vastu. Täna loetud 1. salm 17 ütles, et rahvas mässas ja tegi pattu Jumala vastu, kui nad pidid oma vajaduste ja isegi himude pärast Jumalat kiusama. Me mõistame, et see oli raske olukord. Olla lihtsalt kõrbes, ma ei ole isegi kunagi kõrbes olnud, päris kõrbes. Aga nii palju, kui ma tean, olen näinud pilte või videosid ja lugusid kuulnud, siis kõrb on üks väga keeruline paik, kus võiks öelda nagu ellu jääda. Ja võime öelda, et see oli väga raske olukord selle rahva seal kõrbes. Aga kui sul on raske olukord, siis mis on selleks vaja, et üldse nagu ellu jääda? Võiks öelda, et piisab ka ju tegelikult veest ja leivast. Aga me näeme, et Egiptusest ajast jäi neile Iisraeli rahvale meelde need head ajad nagu justkui, et see olid väga head ajad, kus sai piisavalt leiba, kus oli liha süüa ja kõik oli olemas. Küll oli hea aeg seal Egiptuses, võiks öelda. Aga mul on küsimus, kes olid need, kes hüüdsid Jumala poole ja tahtsid Egiptusest pääseda? Kes olid need, kes olid seal orja rahvas olnud? Näiteks 2. Moosese 3.7 ütleb meile nii. Ja issand ütles, ta räägib siin Moosesega. Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses. Ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast. Seetõttu ma tean nende valu. Kes see oli, kes vingus Egiptuses, et tahaks sealt välja saada? Seesama rahvas. Ja nüüd, kui nad on sealt välja saanud, ütlevad, et nüüd tahaks sinna tagasi saada, kus me olime olnud. Ja ka Jumal ei tahtnud siis oma rahvast Egiptusest välja tuua ja andagi neile halba põlve keset kõrbe. Vaid me teame seda, et Jumal tahtis anda neile tõotatud maad. Aga miks nad ei saanud seda tõotatud maad, mida Jumal neile tahtis anda? 4. Moosese 14.3 ütleb meile nii. Miks issand viib meid sellele maale, kus me langeme mõõga läbi ja meie naised ja lapsed jäävad saagiks? Kas meil ei oleks parem minna tagasi Egiptusesse? Ehk siis, kui Jumal tahtis anda neile tõotatud maa, siis nad otsustasid saata maakuulajad, ehk siis tänapäeva mõistes spioonid, vaatama seda maad, mida siis nad võisid vastu võtta. Läksid sinna 12 meest, tulid tagasi, olid seal ära vist oli 40 päeva. Ja mida nad siis sealt tagasi tõid? Selle maa kohta öeldakse, et see jooksis piima ja mett. Ja üks näide, mis nad sealt tagasi tõid, oli üks viinamarja kobar. Ja tekst ütleb, et see viinamarja kobar, see on uskumatu muidugi,
oli olnud nii suur, et seda kanti 2 mehe vahel kandepuuga. 2 mehe vahel kandepuuga. No kujuta ette, et üks puu otsa minul, teine on teisel mehel ja seal vahel on siis see suur kobar. Ma ei tea, kui suur see kobar siis oli. Aga ühesõnaga, see oli väga viljakas ja hea maa, mis oli täis vilju ja kõike, et ühesõnaga, seda tahtis Jumal oma rahvale anda. Aga rahvas lõi kartma, ütles, et seal on suured inimesed, pikemad meist ja ühesõnaga me ei saa nendele vastu. Aga mida Jumal just oli neile teinud? Üks ime teise otsa. Alistanud Egiptuse sõjaväe. Kõik oli nende eest teinud. Ja nüüd ütles, minge nüüd sinna tõotatud maale, võtke see vastu. Ja nad ütlevad, et ei, Jumal tahab meid surma saata. Me parem lähme tagasi Egiptusesse. Nad kahtlesid Jumala võimekuses, nagu Jumal oleks olnud üks nende seast. Nad hakkasid hädaldama, nurisema ja andsid voli patule. Aga me näeme ka seda, et ega Jumal ei jätnud neid tegelikult ju hätta. Mida Jumal andis oma rahvale kõrbes süüa? Kas nad pidid sööma leivakoorukesi või kartulikoori, nii nagu ka Eesti rahvas on läbi aegade, rasketel aegadel pidanud sööma? Ei. Me teame, et kõrb on kuiv ala, kus valitseb veepuudus ja seal, kus ei ole vett, seal ei ole ka toitu. Seega, enamasti on kõrbed nagu liivaväljad ja võiks öelda, et seal ellujäämine on üsna väike. Ja just sellisele maale, sellisele alale viis Jumal oma rahva miljonid inimesed. Miljonid inimesed. Me võiksime inimestena öelda, et see oli kindel surm. Sealt pole pääsu. Neid oli nii palju ka, et kust nad selle toidu küll leiavad. Aga see oli just see koht, kus Jumal sai oma rahvast vaimulikult kasvatada, kus see rahvas pidi õppima Jumalat usaldama, õppima Jumalale kõiges lootma, sest nad ei saanud ise nagu suurt midagi teha. Miljonite inimeste toitmine kõrbes näitab, et Jumal hoolitses nende eest. Ta avas neile taevaluugid ja toitis oma rahvast igal päeval. Iisraeli rahvas pani sellele imelisele toidule nimeks manna. Ja 2. Moosese 16:31 ütleb, et see maitses nagu mesikook. Igaüks võib nüüd ise mõelda, mis maitsega see võis olla. Aga ka see jumalik toit tekitas rahvas nurinat. Algul võis see hea olla, aga mõne aja pärast nad himustasid muud. Jälle meenutasid kuldsed aegu Egiptuses, küll seal oli ikka hea aeg. Vahest mõtlen, et ei tea, kas meil eestlastel on ka see, et mõned, kes praegust aega ei hinda, et äkki see nõukogude aeg oli parem kuidagi. Et kui praegu tundub raske, et no siis vist ikka oli parem, aga võib-olla siis ka ei olnud tegelikult nii hea. Ja mis siis Jumal tegi? See küll ei meeldinud Jumalale, et nad himustasid tagasi Egiptusesse, kust Jumal oli need välja toonud. Aga ta hoolimata sellest külvas oma rahva üle vuttidega, et nad saaksid rahuldada oma lihahimu. Tekst ütles ka kuidagi niimoodi, et see 27 salm, et tiivulisi linde oli nii palju nagu mereliiva. Kõik võisid tarbida nii palju, kui nad tahavad. Igaüks võis rahuldada oma lihahimu. Söö nii palju, kui jaksad. Ja kõik need imed, mida Jumal tegi, tegelikult ei toonud rahvast Jumalale lähemale. Ei andnud alust Jumala täielikule usaldamisele. Jumala tegutsemine ei toonud tema rahvas muutust, mis oleks neid säästnud. Me teame, et see patt, need himud ja kõik see on patt. Ja see ei saanud alguse sellest kõrbest, vaid see koht seal, viljatu ja kuiv maastik, see ei pannud alus sellele patule. Patt oli juba inimeste südames, mida nad kandsid endaga kaasas. Küsimus ei olnud toidus ega vees ega muudes vajadustes. Jumal täitis kõik nende vajadused. Näiteks 5. Moosese 29:4 ütleb, et teil ei kulunud riided seljas ega kulunud sul sandaali jalas. Ja me teame, et rahvas pidi kõrbes käima 40 aastat. 40 aastat võiks öelda, ei kulunud riided ega sandaalid.
mina olengi selles samas vanuses 41 aastat vana. Ja kui ma mõtlen, et mitu paari näiteks jalanõusid mul on selle aega kulunud, siis ma ei oskagi kokku lugeda neid tegelikult. Aga Jumala rahval ei kulunud. See lugu näitab, et inimese süda, mis ei ole muutunud, paneb Jumalale vastu. See on see meie patune loomus. Ja me näeme ka, et Jumal võib lasta inimesel saada oma tahet, rahuldust, himule, mis tegelikult inimest ei aita. Aga see ei anna inimesele midagi juurde. Ma ei tea, kas sul on kogemust olnud, kus sa oled midagi Jumalalt palunud südamest ja pärast oled võib-olla pidanud kahetsema, et Jumal selle sulle andis. Mul on üks selline kogemus, ma detailidest ei taha rääkida, aga aastaid tagasi ma sain ühe sellise vastuse Jumalalt, ma olin palunud tükk aega, et Jumal mulle annaks midagi. Ja ma sain selle, ma tundsin, et see oli nagu see vastus. Aga ühel hetkel ma tundsin, et see on mulle käib üle jõu. Ja ma andsin selle ära, ma loobusin sellest. Ja ma usun, et see oli ka mulle õppetund. Ja ma sain aru, et Jumal arvestab minu soove, isegi kui ta teab juba ette, et ma ei saa sellega hakkama. Aga võib-olla oli see ka minu jaoks proovikivi, et mis ma siis teen, kui olukord läheb selliseks keeruliseks või raskeks. Kust ma abi otsin? Kas Jumalalt või püüan ise hakkama saada? Aga igal juhul on selge, et Jumal arvestab meie vaba tahtega, ta ei sunni midagi vägisi ja ei hoia alati ka kõike ära. Ja nii ka Iisraeli rahvas, Jumala silmatera, nagu ütleb Piibel, tõrkus ja kiusas Jumalat. Rahvas tegi valikuid oma tahte järgi. Rahvas pani Jumala proovile, kas ta suudab teha seda või seda või seda. Ja küsimus on üldse, et kas sellised mõtted peaksid olema kristlase peas, mõttes, keelel. Uskmatus, mis neist õhkus süütas Jumala viha põlema. Ja küsimus on, kas meie täna oleme paremad? Ma usun, et me oleme ka oma eludega tihtipeale justkui kõrbes. Seisame silmitsi raskustega ja ei tea, kas saame nendega hakkama, kas jääme üldse ellu. Näiteks üks näide elust enesest. Inimene, kes on olnud näiteks töötu, palvetab, et Jumal aita, arved on vaja maksta, võlad tekivad, et elu läheb kehvaks. Ja mingi aja pärast leiabki töö ja võib-olla tunnebki, et Jumal vastas sellele palvele. Arved saavad makstud, elu läheb oma rütmi tagasi, kõik saab korda. Ja võib-olla mõne aja pärast tekib mingi uus mure. Ja inimene mõtleb, et kas Jumal mind ka üldse aitab? Kas ta minu heaks ka midagi üldse teeb? Vanad asjad, mis on selle taha jäänud, on juba ununenud. Kui Jumal aitas, kui Jumal oli ligi. Ja see näitabki seda, et imed ei pruugi inimesi uskuma panna. Pigem võiks öelda, et tugeva usu alus on inimese ja Jumala vaheline suhe. Suhe, mis kasvab ajas, kogemustes, kuulekuses ja kindlasti Jumala usaldamises. Seega kutsun teid kõiki üles Risti Johannese sõnadega. Risti Johannes oli siis mees, kes valmistas Jeesusele teed, külvas inimestele sõnumit Jeesusest. Ja ta ütles nendele inimestele, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ma kutsun teid ka üles võtma tänasest loetust tekstist õppust ja mitte teha nii, nagu see Jumala silmatera, see Jumala rahvas tegi. Need salmid rääkisid Iisraeli ajaloost, meenutasid Jumala ustavust. Need salmid samas ka hoiatavad sõnakuulmatuse eest ja need salmid kutsuvad uusi põlvkondi Jumalat usaldama. Aga meie oleme nende seas, nende põlvkondade seas, keda Jumal kutsub ennast usaldama. Ja ma lõpetan selle tänase sõnumi Piibli tekstiga, mis on pärit Heebrea 3. peatükist. Heebrea kirja 3. peatükist. Salmid 7-9 peaksid need olema. See ütleb nii, et täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks, nagu nurina ajal, kiusatuse päeval kõrbes, kus teie esiisad kiusasid mind proovile pannes. Õpime sellest ja ärme tee samu vigu.
see on meie võimalus. Aamen. Palvetame üheskoos. Kallis taevane Isa, me täname sind kõige eest jälle, mis sa oled meie heaks teinud. Iga päeva, mis sa oled meile kinkinud. Kõik need õnnistused, mis on ühes, ka võib-olla kõige tavalisemas päevas, mida me näeme, et iga teine päev. Aga see, et me hommikul oma silmad lahti teeme, et me jälle hingame, me jälle mõtleme, Jumal, see kõik on tegelikult ime, sest me ei saa ise selle jaoks mitte midagi teha. Me ei tea, mis tuleb ette, me ei tea isegi, mis juhtub järgmine hetk. Aga me teame, et võime alati sind usaldada, sest kõik on sinu käes. Sina oled meile elu andnud ja sina võid meie elu pikendada nii palju, kui sina tahad. Ja me tänan Jumal ka selle loo eest jälle, mis on õpetlik lugu sinu armsast rahvast kunagi, kes kiusas sind. Ja ma usun, et ega me tegelikult ei ole paremad. Aga me võime sellest loost õppida, teha järeldusi ja tulla Jumal sinu ette ja paluda andeks oma teod ja otsida sinuga seda head suhet, mis annaks meile häid kogemusi ja mis kestaks pikka aega, mis ei lõppeks mingil hetkel. Anna Jumal sina meile jõudu, julgust, kõike, mida sa oled võimeline meile andma, et me võiksime püsida sinus ja võtta vastu selle, mida sina tahad igale inimesele anda. Igaves elu ja hea suhte koos sinuga. Aita meil see kõik vastu võtta. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen.